Valmistasime 2025. aastal ette Eesti Ajaloomuuseumis näitust muinsuskaitse ajaloost, aga see ei olnud siis lihtsalt selline ühe riigihalduse ajalugu, vaid muinsuskaitsel on suur mõte sees, et see on siis meil selle pärandi märkamine, mis meile eelnevad põlved on tahtnud jätta või ka mitte tahtnud jätta, aga üks siis selline pärandiliik, millega me tegelesime näitusel, on monumendid ja monumentide rajamine. Ja see on nüüd see osa pärandist, mida just nimelt varasemad põlved mõtestatult tahavad siis tulevastele põlvedele jätta, mõttega siis kas mäletada midagi head või ka mitte head, kedagi olulist, kes on meie ajalugu mõjutanud. Ja kogu sellise monumendi temaatika selliseks näiteks siis näitusele võtsime Ambla vabadussõja monumendi, mis sõlmib kokku kogu selle 20. ja 21. sajandi sellise monumendi keerukused, mis Eestis olnud on. Nüüd, kui pärast Ukraina sõja algust vaadati uuesti seda monumendi maastikku ja hakati siis nõukogudeaegseid monumente ümber mõtestama ja ka siis neid matmispaikasid õigetesse kohtadesse viima, et siis jõuti järjega ka Amblasse. Ja Ambla siis nõukogudeaegse monumendi lammutamise käigus tulid välja need esimesed originaalsed siis monumendi tükid. Nii et kogu selline 20. sajandi monumendi vaidlused või sellised identiteedi lõhkumised sõlmusid siis selle Ambla vabadussõja monumendi näitel imepäraselt kokku. Seetõttu on meil väga hea meel, et Ambla inimesed andsid siis aastaks näitusele ühe tüki sellest suurest loost. Veedigas peegeldub maailm ja Ambla on selline üks parim näide sellest.